Kallid kaasmaalised üle Eesti kõikides kodudes. Aasta kohe lõppemas ja tavapäraselt on aeg vaadata, mis jääb selja taha ja mida oodata uuelt aastalt. 2020. aastast jääb meile kõige enam kindlasti meelde koroonaviirus. Sellest tingitud majanduskriis, ranged piirangud maailmas ja Eestis, inimeste surmad ja kaotatud lähedased. Õnneks on tänaseks lootust, et saame peagi naasta tavapärase elu juurde ja koroonaviirus ei jää meid saatma terveks järgmiseks aastaks. Olles paljudes riikides näinud, milliseid piiranguid on viiruse leviku tõkestamiseks seatud, tuleb tunnistada, et Eesti on saanud väga hästi hakkama. Meil ei ole siin kehtestatud totalitaarseid piiranguid, nagu on tehtud näiteks Brüsselis. Eestis on proovitud läheneda piirangutele tõenduspõhiselt, et tagada maksimaalselt inimeste vabadused ja põhiõigused. 2020. aastal on toimunud ka suured muutused Euroopa Liidus. Koroonaviirus ja sellest põhjustatud majanduslangus on olnud ettekäändeks võtta esmakordselt Euroopa Liidu ajaloos ühiselt hiigellaen suurusega 750 miljardit eurot. Ametlikult nimetatakse seda taastefondiks, et anda uus tõuge Euroopa majandusele ja tulla välja kriisist. Tegelik reaalsus on paraku palju kurvem. Hiigellaen tähendab tegelikkus massiivset rahatrükki, mille tagajärjeks võib olla hüperinflatsioon. Antud laen, mida jagatakse kõikidele liikmesriikidele, on antud kindlate suunistega, kuhu seda võib kulutada. Näiteks on kohustuseks kulutada suur osa saadavast rahast nii-öelda rohepöördesse, et saavutada kliimaneutraalsust. Euroopa Liidu ideoloogid arvavad, et Euroopa riigid peavad päästma maailma kliima soojenemisest, kuigi põhiline saastaja maailmas ei ole Euroopa. Kaugel sellest. Sellise ideoloogia tulemusel me vaid kaotame oma majanduslikku konkurentsivõimet globaalselt ja satume veelgi suuremasse sõltuvusse teistest suurriikidest maailmas. Lisaks on pandud liikmesriikidele kohustus osa saadavast rahast suunata soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Põhimõtteliselt ütlevad meile Brüsseli ametnikud ja nende toetajatest poliitikud, et peame olema õnnelikud, kui saame palju raha, millega siis edendada vasakpoolset maailmavaadet, kus oluline pole enam inimeste võimed ja oskused, vaid sugu. Ma usun, et Eestis on veel palju tervemõistuslikke inimesi, kes saavad aru, et inimestel peavad olema võrdsed võimalused teha karjääri, kuid inimesi ei saa suruda läbi sunnimeetodi võrdseteks. 750 miljardi euro suuruse laenu tagajärg on ka see, et soovitakse järgmiste aastate jooksul üle Euroopa Liiduste maksude kehtestamist. Seni on maksupoliitika olnud valdkond, mis on kõikide riikide endi pädevuses. Kuid ettekäändega, et nüüd on vaja tagasi maksta 750 miljardit eurot, proovitakse läbi suruda üleliidulisi uusi makse. See tähendab kõrgemat maksukoormust kõikidele Euroopa inimestele alates Eestist kuni Hispaaniani. Kas me tahame seda? Kahtlemata need vaidlused saavad olema tulised. Maksupoliitikas pädevuste loovutamine Euroopa Liidule tähendaks tõenäoliselt aluslepingute muutmist, mis tooks kaasa vajaduse uueks referendumiks, kus inimesed peavad andma vastuse küsimusele, kas te soovite Euroopa Liidule suuremat õiguste andmist ja Eesti suveräänsuse järjekordset vähendamist. Riigikohus on 2012. aastal öelnud, et Eesti inimeste otsus referendumil 2003. aastal liituda Euroopa Liiduga ei kehti igavesti ja veelgi suurema föderaliseerumisega tekib vajadus uueks referendumiks. Kui palju inimesi oskasid ette näha 2003. aastal, et ühel päeval ähvardab Euroopa Komisjon Eestit trahvidega, kuna me ei ole üle võtnud vihakõne regulatsiooni? Kas siis räägite ausalt rahvale enne referendumit, et Euroopa Liidu liikmena on Euroopa Liidu seadused meile ülimuslikud ja Euroopa Kohtu otsused kõrgemal meie Riigikohtust? See on ka põhjus, miks Euroopa Komisjon survestab Eestit kriminaliseerimaks nii-öelda vihakõne. Meie tänane kehtiv karistusseadustik on juba hästi reguleerinud olukorrad, kui keegi oma tegevusega ohustab kellegi elu või tervist ning see on karistatav. Kuid väidetava vihakõne seadusega ähvardab vanglaga neid, kes julgevad avalikult öelda, et toetavad näiteks traditsioonilist perekonda ja mitte samasooliste abielu või et massiimmigratsiooni Araabia ja Aafrika riikidest Euroopasse on selge seos kuritegevuse ja terrorismiga, kuna solvatuna tunneksid end ehk geid ja migrandid. Paraku teame me hästi, et Eestiski on neid, kes räägivad suurelt sõnavabadusest, kuid tegelikkuses soovivad anda vaba sõna vaid neile, kelle ideoloogia on neile sobiv. Kersti Kaljulaid kandis uhkelt Riigikogus pusa, et sõna on vaba, kuid paraku president ei kaitsnud sõnavabadust ja vaikis, kui Reformierakond soovis detsembri algul kriminaliseerida vaba sõna kasutust, mis oleks sillutanud teed uuele vaikivale ajastule ja viinud ellu Euroopa Komisjoni eesmärki. Eesti inimesed on alati tahtnud olla vabad ja iseseisvad, kuid alati on olnud inimesi, kes soovivad olla võõrale võimule meele järele isiklike hüvede ja kasu pärast, kuid ärme lase neil seda teha. Hoiame alles õigust otsustada ise, kes kontrollib meie maksupoliitikat, milline võib olla abielu vorm või milline sõnakasutus on kriminaliseeritud ja milline mitte.
ma soovin teile kõigile kaunist aastavahetust ja edukat uut aastat. Olgu uus aasta meile parem kui eelmine ja kaitseme seda, mis meile kõige olulisem, meie peresid ja lähedasi ning meie ühist rahvuskodu nimega Eesti.